Power on 4,5-aastane Tiibeti mastiff ja tundub, et maailma kõige sõbralikum koer. Vaevu sain väravas sisse, kui ta juba mulle varvastele istus. Mis see tähendab? See tähendab seda, et ta usaldab. Kui koer on seljaga, siis ta juba usaldab sind. Tegelikult on Tiibeti mastiffid valvekoerad. Tiibetlane üldjuhul ikkagi on valvekoer, et minul Power on nüüd 3. tiibetlane ja ma ei tea, kas mul on vedanud, aga minu juures on nad äärmiselt sõbralikud. Minule tihtipeale öeldakse, et Vilja, aga sa oled ise nii sõbralik, et äkki see kandub nagu koerale edasi, ma ei tea. Ja hästi palju sotsialiseerimist alguses, kui ta on kutsikas, et mina olen kõikide kutsikatega siis käinud kaubanduskeskuste, parklates, tassin neid viin ja kõik võõrad inimesed saavad neid nässerdada. Powerit ei panda kunagi kinni, kui külalised tulevad. Aga väga palju on neid perekondi, kui sul tulevad külalised, siis pannaksegi koerad kinni. Siis nad on kurjad? Jah. Kuna ma töötan koolis ise, siis mul käivad ju õpilased. Helistavad Vilja, ma tulen Powerit paitama ja tulevadki. Poweril on olnud vaid üks pesakond 3 aastat tagasi Muhumaal elava Pruut ja Mikoga ja siis lausa 19 kutsikat korraga. Muhu loomaarst Heli Särja sõnul on see läbi aegade suurim teadaolev koera perekond Eestis. Maailmarekord pärineb Suurbritanniast 2004. aastast, kui sündis Napoli mastiffil 24 kutsikat. Aastal 2023 sündis Austraalias Staffordshire'i bullterrieril 22 kutsikat. Emme ja Mikol aga jätkunud mõistagi 19 kutsikale piima, siin tuli tappi vilja ja kitsepiim. Mina olin siis nagu tubli vanaema, kes saatis kargoga Saaremaale toor kitsepiima ja igas poes on müüda ju. Ma helistasin erinevatesse poodidesse, et kus on toor kitsepiim üldse müügis. Nüüd sööb Power vaid toortoitu ja on väga hea tervise juures. Ta on ka näitustel hästi esinenud, kuid rohkem ei plaani Vilja minna, sest Power on eelkõige lemmikloom ja pereliige. Minul endal on suurem stress kui sellel koeral näitusele minekus ja tal on täitsa suva. Ehk et ta saab kõikide teiste koertega läbi, ta saab inimestega läbi ja nii ongi. Perepoeg Heinz on muidugi Poweri suur sõber, koos on tore mürada ja võidu joosta. Tavaliselt see on nii, et lihtsalt ümber aia jooksmine jookseb ikka tohutult kiiresti, aga ta väsibki selle pärast ära. Kes keda võidab? No lõppude lõpuks ma pean ikka ütlema, et mina selles mõttes, et koer väsib kiiremini ära ja ikka raske keha kaalub rohkem kui mõlemad mina ja ema, nii et... Teil on nii paks karv, kus tema magab? Magab õues. Tal on nii paks karv, et tal on, ma arvan, enamus aega on tal isegi palav, eriti selle suve ajal. Suvel on Poweril siiski nii-öelda bikiini vorm. Aluskarv on ära põhimõtteliselt kõik ja kui te teda talvel näeksite, siis ta on nagu selline suur karvumõmm. Talvel on ka õues? Talvel on ka õues, siis tal on kindlasti mõnusam. Algul oli ka korralik kuut, kuid see jäi väikeseks. Tiibeti mastiff on Vilja jäägitu lemmik. Pärast eelmise koera lahkumist mõtles ta, et enam ei võta ühtegi kodulooma, aga läks ikka teisiti. Ma rääkisin kõikide oma kogu suguvõsale, kõikidele sõpradele, mina peale eelmist, nüüd on Power, aga peale eelmist tiibetlast, ma ütlesin, et ma ei võta mitte ühtegi, ma ei võta hiirt ka endale, sest nende minek on nii raske. Ja siis oli Siret, nüüd ma Ospara Kennel on temal ja ta postitas ühe pildi. Ma nägin seda pilti ja ma sain aru, et see on minu koer.